pagas läheb reisida. Pooburkurva. Tere tulemast meie reisivloogi. Poola Krakow. Meie esimene peatus on Poola. Just maandusime, võtame oma pagasit. Kuidas lendaks? Lend oli ülihea minu arust. Kadrile meeldinud. Minu arust oli ülihea lend, sest tavaliselt mul on räiged kõrvahädad. Ma arvan, et see oli lühik lend ja linn on väga kõrge, et äkki selle passi päevas. Ma ei tea, ma pain ülle lennukis, nagu ikka. Kõik oli väga hästi. Ma ütleks, maandamine oli ka suht okei. Ja mulle meeldib see, et sa ei maandu üle vee siin. Eestis sa lähed üle vee selle järve, vaata, Ülemiste järve. Aga muidu oli väga ja kohutavalt kuum on siin. Ma tulin lennukist välja, mõtlesin, kas ma seisan mootori ees või mis pull on, miks siin nii suve on. 37 kraadi või midagi sükest. Aga nüüd järgmine plaan on selline, et meie punt läheb korra kaheks. Mehed lähevad kuhu? Me võtame maja selga. Me võtame oma suvila. 25 kilomeetrit Boltiga lähme, 150 slotti, siuke ala mingi, mis ta ütles? 60... Ei, 30 midagi euri. See on jaga 4-ga. Jah, umbes nii 35-37 ala midagi siuke. Ja siis sõidame sellega linna piirile kuskile, otsime majutuskoha, kus me saame ööbida lihtsalt peatada. Naised lähevad linna vastama ja saame teiega söögikoos kokku. Jah, nii et näeme mingi paari tunni pärast. Ma võtan eraldi kaasa teid, näitan teile, mis teekond on. Let's go! Let's go! No nii, mingi onu andis meile auto kätte, pikk juhend, tutvustus, kõik asjad. Mingi 2 tonni koos deposiidiga nädal aega. Eurodes siis 9000 midagi slotti. Ja siuke ta on. Kõik oluline peal. 133 000 sõitnud. Väidetavalt hooldatud, tehtud värki, veepaagid on täis, kakatünn on tühi. Nüüd paneme Krakowi poole ajama. Et praegune eesmärk on see, et me täna ööseks mingit kämpimiskohta ei võta, kuna Poolas on lubatud nii-öelda metsikult kämbata in the wild. Siis me tänase öö katsume niimoodi ära ajada, et tõmbame kuskil Krakowi linna äärde. Tellime sinna takso, lähme linna, lähme sööma ja siis lähme õhtul tagasi ja hommiku kell 9 stardime. Lähme Auschwitzi. Vaatame, mis saama hakkab. Päris põnev. El Manuel saab vahva olema. Õues on räigelt palav. Ja ma ei kujuta ette, kas me saame selle ära jahutada, sest täna me voolu järgi ei saa siia. See tähendab seda, et täna me öö tuleb tõenäoliselt päris palav. Ja need, kui avariid on turistid. No see jah, seal eestlasi on ju mitu tükki seal kuradi mäsaks pand ennast. Killivad. Poola linnas kunagi. Me küsisime ChatGPT käest, et palun jõuata meid parklasse, kus 7-meetrine auto mahub, matkaauto. Aga ta ei küsinud mult, et kui kõrge see matkaauto on ja siis ta juhatas meid südalinna kuskile maa-alusse parklasse, kus on 1,90 m kõrgus, et me oleks selle bussi kabrioks sõitnud sinna alla minnes. Nii et nüüd lähme järgmine. Ei tea, kas saame täna süüa üldse või? Restoranis koht võetakse ära. Kokk läheb koju juba. Täis kuu ja kuumahu pall kõrvuti. Vaat see on maale rääks. Me oleme vana linnas ja me ei näe ühtegi suurt autot siin. Üks on. Ma arvan, me saame antenniga voolust üle öelda, et paistatud. Sa pead siia minema vist. Täiesti lost omadega ka tahes.
ühesõnaga meil oli siin parkimisega väike error, juhatas meid mingi 4-5 valesse kohta. Tänavad kõik valed, panime lihtsalt tänava peale praegu auto. Parkimine läheb tasuta 40 minuti pärast. Me riskime, trahv pidi olema väidetavalt mingisugune 75 kulli eurodes, aga mingi vahva limuvend siin ütles, et ta on nõus 20 mintsa siin vahtima, et kui keegi tuleb, siis ta ütleb, et me läksime siia kõrvalpoodi või midagi. Ehk siis riskime ja eks me siis pärast otsustame Kambaga, et kas me lähme siit kuskil edasi või tõmbamegi siis samma kuskile südalinna, lähme magame seal konkus oma öö ära ja Rahu mõisas homme paneme uhama. Jõudsite? First impression, vaatame, kas on meeldib. On. Porloin and potato wedges. Second porloin and potato wedges. Nagu pasta, väga ebakvaliteetne teha. On Maitsen. okei. Hea tisu. Nii oli söök. Väga maitsev. Sul? Kunagi olid need Nike plätud mingid hästi popid. Siuke 4 selle nupuga. See põhimõtteliselt maitses nagu see Nike plätu, mitte et ma seda maitsnud oleks kunagi, aga siuke tunne oli. Ja tegelikult maitse oli fine, aga lihtsalt see tekstuur, liha kvaliteet oli lihtsalt sitt, et muud ei olnudki. Aga muidu ilusti küpse, õige astmega ja kõike. Natuke just liiga reer oli sul kohati. Veits liiga verine oli, jah. Ja nüüd laupäeva öösel jalutame mööda Poola tänavaid. Päris korralikult on siin rahvast. Politseid, kõik jutud. Meil ootab nüüd ees 36 kraadiga magamine matkaautos. Me otsime juua veel juurde. Ja siis vaatame, mis see olukord meis ees ootab. Ma juba kas kaotasin rahakotti ära või jätsin selle autosse. Loodame seda südadesse. Aga siis äkki ka lisaan rohkem minna vett. Ma olen siin. Ma tulen kaasa. Jah, ei, lähme. Koorma ees. Kuule, sul on kõht täis ja vetsus käisid. Kõht on täis, jah? Hea söök oli, jah? Oli küll, jah. No nii, meie suksu trahvi pole või? Kõik läheb kotti. Ei ole, jah? Pime on. Keegi on sees juba. Mis sul tahad? Kotid. Täitsa... Oi, seal on tõesti palju ruumi ju. Kodu. Te ei ole näinki see kodu. Oot, kas need tagumised istmed on teistpidi või? Nagu kõik või? Mõni on teistpidi ka või? Mõni on teistpidi. No nii, kallis, kus sa oled? Me oleme oma voodis. Me oleme kuskil täiesti suvalises Krakowi tänaval. Mingi täiesti lambi tänav. Ja tundub, et see on suht tiheda liiklusega tänav. Me jääme siia seisma. Meil on lihtsalt homne logistika on selline keeruline, et meil on võimalik minna kuskile kämpingusse või mõnda muusse asustatud kohta. Nii et olude sunnil me oleme siin. Katsume siin selle öö kuidagi vastu pidada. Jube palav on, ainuke jahutus on praegu, auto töötab ja konditsioneer on sees. Väga fine, ma ütlen, mul ei ole nagu ulmepalav. Hommikul kell 7 lubab 27 kraadi lihtsalt ja me oleme päiksepoolses otsas, nii et päike hakkab meile otsa peale paista. Kell 8 me peame tõusma niikuinii. Jah. Ma arvangi, koos päiksega tõuseme 6 tundi on küll ja... Tuvai. Hea tööd teile. Näeme homme, kui vahepeal seiklusi ei tule. Ei tule. Tere hommikust. Tule jagama muljeid. Sul on jube ja tuju, mult endal. Kas sa magasid hästi? Ei. Ei maganud. Et vist magasin küll, vist vähe. Magasin 5,5 tundi või? Aga väga okei nagu. Veits asju oli, aga sellepärast üles ei harjunud küll kordagi, et oleks nüüd palavanda. Mingit lärmi värki need üldse jäi. Vähemalt. Nii et soovitad seda kohta, jah? Ja Krakowi südalinna küll hea magamiseks.
Yes. jälle, meie auto vist ka sama koha peal, et keegi ära pole viinud. Trahvi ka vist ei paistnud. Nad ei tohi teha trahvi praegu. Tunni aja pärast peame siit välja minema võtta. Võib-olla see oli 8, ma ei mäleta, kas see 8 või 9 kell. Igatahes nüüd on natukene sööki otsida ja paneme uhama Auschwitzi. Yes, meie next stop. Jep. Kohale jõudsime Kõrbesse. Sõit oli raske. Sõit oli väga raske Kadril. Tegime ühe pausi, oli süda nii paha. Võtsin ühe peatäiega, siis läksin ette istuma ja tegelikult oli meil vähe veel jäänud sõita. Aga ees oli okki. Jah, lihtsalt mul see manuaaliga jõnksutamine on see, mis nagu ajab, vaata. Eriti sellised järsud nagu pidurdamised. Igatahes, me oleme nüüd Auschwitzis ja vaatame, mis kaadreid me siit üldse saame, aga midagi ikka saame. Põhiväravad paistavad juba raudtee, kust sisse viidi. Aga temperatuur on ikka raju. See valigi on jah meil. Ta on. Et väljas on mingisugune 37 või? Lubas täna päeva peale jah, ma ei tea palju praegu on juba. Ja UV on 8 päeva peale, aga meil ei ole päiksekreeme. Ma ei tea, palju me siin õues peame olema. Inimesed kõik tulevad vihmavarjud, nii-öelda päiksevarjud on käes. Meil on ainult nokamütsid so far ja külmad joogid. Katsume hakkama saada enne. Mina ei tea sellest Auschwitzist mitte midagi, nii et mingit ajaloolist. Sina võid teha ülevaate, kui sa tahad pärast. Eks ma veits tõlgin mingeid asju, aga ma ei tea ka põhjalikult, et ma tean, mis see story on siin taga. Ma üritan mitte väga kuulata, mis see kiidagi. Nii et sa võid pärast rääkida, eks ma siis monteerides kuulen. Näitan teile väravaid. Kurikuulus raudtee puhkusele. Mis juhtus? Me saime teada, et me oleme vale mäe juures nii-öelda lõpppeatuses oleme. Tuur number 2. Me oleme teises muuseumis jah, et siin 2 järjest. Et kõigepealt hüppasime kiirelt bussi peale, veel võib-olla jõuame. Et giid ootab, 4 kilomeetrit on meil minna, siis alustame sealt tuuriga ja siis tuleme sama bussiga siia tagasi. Saime sisse. Vaata kellaaega. 11 pidime siin olema, kell on 11. Jõudsime. Kõik need hääled, mis te kuulete praegu, on inimesed, keda natsid mõrvasid, on inimeste nimed. Kuidas on? Me käisime just ruumis, kus on 2 tonni, 2000 kilo naiste juukseid, mis on järgi jäänud. 7 leiti kokku vist. Need on prillid. Lõputu hunnik jalanõusid. Iga 3 kuu tagant lubati pesema minna. Ma olen naiste vetsus praegu. Me tulime nii palavan, ma tulin kastsin oma näo ja pea juuksed, mul on pea on täiesti märg. Ei saanud ka hommikul või? Ei. Tegin lihtsalt märjaks ennast igalt poolt ja Kadri ka ja täitsime veemahuteid ja tulime grupist natuke eemale. Me otsime nad üles, vist olid kuskil 11. Aga mis su muljed on siis? Sa tulid enne siia niimoodi, et sa ei teadnud midagi sellest? No, vist ikka õudne, aga ma ei tea, veits on nagu nõme, et debiilsed inimesed otsustasid teha siukseid asju ja siis meie nüüd maksame rahva selle muuseumi ja tuuri eest, et näha seda, mida teised tegid. Aga see ongi, et see tulebki, see on see, et me näitame, kui halvad on inimesed. Ja siis ega selle, need esemed on kõige hullemad, vaata, kus sul tekib nagu konkreetne seos selle inimesega, kes siin on olnud ja kes on seal on nagu reaalselt nagu nii hea kvaliteediga piidid. Siis vaatavad silmaauku sulle, sa saad aru nagu... Ja osad naeratavad lihtsalt nagu mingi.
aga nüüd me ilmselt saame tiiru siis teha päris krematooriumis ja gaasikambreid ka vaadata natukene. Et ma arvan, et seal on see, et seinad räägivad enda eest. Miljonid inimesed miljon inimest umbes surma saanud. Rohkem isegi vist oli. Krematooriumi korstnud. Nii, nüüd me jõudsime Camp 2. Camp 2 on kõik need korstnud on siis mingite majade korstnud, mis maha lõhuti, et evidente ära peita. Ja kuskil 300 maja puust, sealpool kivist, kui kivid otsa said, siis tehti puust. Ja nüüd lähme vaatame siis, mis siin on mingid hauad ja ka mingid tapatalgute kohad. Kohe jõuame sinna kohta, kus tehti valik. Siit mööda raudteed tulid, pandi maha, siis tehti valik, kas lähed vasakule või paremale. Vasakule läksid gaasikambrisse ja paremale läksid siis tööle. See on siis üks majadest, kus hoiti lapsi, poolakad ja eri riikidest veel, aga mitte juudid. Juudi lapsed saadeti kohe hukka. Siin on 3 korrust voodid. Ja palju lapsi siin ühele mahtus? No nad ütlesid, et 6 inimest magas ühel korrusel. Wow. Ja siis oli 6, 6, 6, 6, 6, 6 ja viimane oligi kivi peal. Teistel oli puidust vähemalt küljealused. Ainuke asi, mis sul oli väike tekike. Igal ühel oma. Patu ei olnud, ei olnud midagi. Ehk siis siin nende kivide peal on maganud 1000 lapsed ja hiljem surnud nälga kõike muud. Ja siis siin oli see, et teised vangid, kuna see oli laste oma ainult, siia on sisse kirjutatud siis mingid sõnad, nimed võib-olla. Ja siin siis dekoreeriti mingit seinu. Siin on siis need pildid, mida teised vangid dekoreerisid, et lastel oleks natukene parem. Kujutasid ette, kui nad lähevad kooli ja mida nad kunagi teha ei saanud. Nüüd kui meie Eesti lapsed ei taha koolis käia ja ei taha kooli minna, siis need inimesed oleksid teinud kõike selleks, et saaks välja siit ja saaks lihtsalt kooli minna. See on vist, me just arvutasime grupiga ka, et need väravad on vist kõige hullemad väravad, kus üldse maailmast tulla saad. Üks enne põrgu väravaid, ma arvan. Ja veel eriti nagu see mõttemaailm, vaata, et sa nagu tuled heas usus, hea meeleolus puhkusele. Sa astud siia ja vaatad, et siin on siuksed väravad, siin on need okastraadid on igal pool ja siis olid piidid olid ka seinte peal, et nendest nägudest, et inimestel oli nagu hirm ees. Vaikselt hakkab nagu kohale jõudma, vaata, et midagi on mädana. Siis tõmmati pered 2 kõmm, mehed, naised. Nemad ei teadnud, need nagu viimast korda üksteist näevad. Löödigi lahku. Omavahel ei saanud keegi suhelda. Kohe osad põletati ära. Nii et 20 minutiga oli surnud. Käisime ostime veidi suvaniire. Ja nüüd me võtsime magneteid ka koju. Ja nüüd meil on plaanis minna ühte kämpiku kohta Järveäärde, aga tulime siin lähedal Lidlisse. Vana tuttav Lidl, me ei hakanud mingid kohalike. Nii et me paagime kõik varud täis. Seal on üks käru, kus on palju seal pudeli, 12 pudeli, 12 korda 5 vett. Võtsite omale kasti õlle, on ju. Vaatame, mis me siit veel leiame, mingisugust söögikraami varusid. Täna sõidame esimesse sihtpunkti, mingi camping on. Me ei tea, kas me seal campida saame, aga me sõidame ikkagi 500 kilomeetrit maha, et aru saada 7 tundi ja mina olen kettas. Me saame ära bronida selle ju, või või? Peame vaatama. Peab tee peal vaatama, jah. Kuidas rahule jäid saakiga? No saak on hea, nimekiri on lühike. 650, aga eurot siit on umbes 160. Meil on siin mingid hommikusöögikraami, meil on veevarud, et seda veepaaki täita. No me katsume täita ikkagi veepaaki mujal erinevates kohtades, kus on voolikud. Aga igaks juhuks, kui ei ole. Kuna nii kuum on, siis mine tea, vahest tahad lihtsalt hommipate kiiret külma võtta. Ja võtsime mingisuguse õhtusöögikraami ka.
parkomeeter on. Me tegime nalja küll, aga ega me ei pannud parkima. Et nüüd on suund Ungarisse ja lähme järve äärde, vahepeal on mingid tanklapeatused, vahepeal on mingid piiripiletid vaja autole, kõik sepime välja, aga meil on aega, sest me sõidame 437 kilomeetrit nüüd ja 6 tundi 27 minutit. Let's go! No, mahume. Mahtusime. Oli mure korraks ja... Kui teab, seal ühtegi kirja ei ole, kui kõrgel. See sõidab praegu selle mapsi järgi, see on Google Maps, Waze'i ja Manaks. Okay. Mingi takla või? Jah, see on vahetult enne piiri. Okay, nice. 11 pintse. Kell on 12 läbi, me jõudsime just oma ööbimiskohta. Poisid leidsid sõites ühe kämpingu, mis oli nõus meid keset ööd vastu võtma. Me saame siin vähemalt ühe öö veeta, kus kui tahame, siis saame rohkem. Parkisime auto praegu ära ja sõitime vaikselt magama. Eile oli hull seiklemise päev. Et me põhimõtteliselt ma sõitsin mingi 700 kilomeetrit. Äkki läks selleks 9 tundi. Siis otsisime mingi kella 9 õhtul alates, hakkasime otsima kämpa kohtasid. Aga kõik kämpa kohad olid suletud juba. Nad ei taha nii hilja vastu võtta, et see segab teisi. Me olime päris hädas, et mis me teeme, sest siin me oleme praegu Ungaris ja Ungaris ei tohi nii-öelda metsikus kohas ööbida, et sa pead olema alati mingi tasustatud koha peal. Ja siis me mõtlesime juba siin vahepeal, et me võtame Airbnb, lihtsalt läheme kuskile korterisse ööbime ära, aga kuna meil on auto maksumus on mingi 150 € öö, siis oleks nagu rumal on võtta veel mingi soti eest mingi koht. Ja punnisime, mis me punnisime ja lõpuks siis üks härra, kes tegelikult pani kella 8 uksed kinni õhtul juba, oli ikkagi nõus ja tuli vastu meile. Nii et öösel umbes 12:30 me saabusime ja võttis meid vastu. Andis meile põhimõtteliselt ilusa järve vaatega koha. Vesi ei ole kõige ilusam, suht kole järv, aga vahet ei ole, et me liigume siit täna ära. Et saime 70 € siin täna ära ööbida ja voolu järgi konditsioneer autos sisse ja väga mõnus oli magada. Et selles mõttes läks väga hästi, aga kell on praegu mingi 8 siin, Eestis on 9, nüüd ma ärkasin varakult üles, mul on vaja, täna on esmaspäev, mul on vaja mingit tööasju teha. Üldse ei viitsi tegelikult puhata, aga see on siuke keeruline asi, et ma pean selle ära tegema ja kui see tehtud on, siis võib puhkus korralikult alata. Vot, nii et teised veel magavad. Ma lähen toimetan oma toimetsimid ära ja siis vaatame mõne aja pärast uuesti, mis teised arvavad sellest kohast. Jube palju sitta on siin maas. Ma ei saa aru. Reaalselt kõik kohad on sitta täis. Junne, ma ei tea, kust nad tulnud, miks nad siin on. Öösel ei näinud ka. Mis teed siin? No ma tahtsin tulla ujuma, aga esiteks siin on palju nastikuid, teiseks siin on palju konni näita. Terve vesi või kallas on konni täis. Need rohelised, päris unnud on nad tegelikult. Nad on nii väsinud siin vees olemisest. Vaata seda vendu seal. Lihtsalt peesitab. Seal on veel paar tükki. Jah, need on kõik seal. Terve see vesi on neid konnasi täis. Minu kallis naine tuli siukse idee peale koos sõbraga.
et miks ära ei fokusseeri. Kuidas saada õllet jahutada? Sa paned kõigepealt sügavkülma vee pool topsi ja siis kallad siia jää peale lihtsalt õlle. Aga sa pead ruttu ära jooma enne, kui see veega seguneb. Oled siukest geeniust näinud enne või? kas ei ole jää või? Praegu mul on siuke olukord, et õlu on soe ja siis all on külm lihtsalt hoida. See veits petab ju. Nüüd toimib. Läheb ju, see võtab aga lihtsalt aega. Kordades lahjem on see õlu. See jää reaalselt. Pool on sulanud ja vaatsa. Kas tahad? Kõik. Oih. Kas te olete enne näinud, et nagu reaalselt mingi 2x2 sentimeetrit jääkuubik sulab sekunditega ära või? Õues on 38 kraadi sooja, mis ütlen teile. Mis on varjus, ma ikistan lihtsalt rõvedalt. Ega ma mingit ei kuule. Tahame proovime siis ilmselt ikkagi sõita ära Horvaatiasse, vaatame, mis me teha saame. Ma olen 2 jälle joonud juba äkki. Sõber viitsib sõita. Et, võtame suuna Horvaatiasse, siis me saame seal mitu päeva rohkem chillida. Praegu siis ma just käisin siin receptionis, et ma maksan selle 70 € öösin ja sellega saame siis veepaagiga täis panna, aga tahad kaardi maksa, et sulasid teha, eurod ei meeldi väga. Ma lähen kaardi järgi ja siis maksan ära. Naised puhkavad siin. Aga huvitav on see, et nagu ta lõi mulle seal receptionis need summad kokku, siis tegelikult kõige kallim osa sellest oli beach fee, üks ranna nii-öelda mingi kasutusvärk. Ma ei tea, kas see on see ööbimine siin kaldas või siis lihtsalt see reaalne ujumine ja asjad. Aga ma ütlen ausalt, see vesi on nii sitane. Sinna küll minna ei taha, siin on mingid maad, siin on konnesi täis. Ühesõnaga, me otsime mingi parema järve. Linnale 4 kilomeetrit, samas seal on mingid rahvuspargid ümberringi, et lähme siis puhkamegi Horvaatias Sadaris. Selle suurem osa puhkusest teisel lõpeb meil siis broneering ja sõidame tagasi Poola. Kas me oleme nüüd Horvaatias? Oleme piirilt üle juba või? Ei ole veel. Me tangimegi siin ära ja siis me lähme Horvaatiasse, siit on minna mingi 10 kilomeetrit. Okei, lähme teeme ühe väikse pausi ja siis... Söögi ja meil just oli politsei sabas. Ma just ei tahtnud neid. Mul seal kus me Gretega istume. Oli nii väsinud, ma tõkkasin peadvustuseile ja siis Karl andis mulle padja. Ja siis ma jäin magama ja ma olen suke unimine. Käisin just enne pesus ka. Mitte seal. Seal laua taga. Läks nahku. Ma hakkan pruuniks minema, vaatame mu kaamerast mu jalga. Mina küll. Pane jalg kõrvale. No, üks on punane, teine pruun. Me oleme teistsuguse astmega vaata. Võt. Lähme sööma. Seal on mingi, seal taga on mingi restaurant ja lähme sinna. Lähme proovime kohalikku toitu. Mis võtsid? Võtsin valge veini mullidega. Ristling. See ei ole ristling. Mis see on? See on see kellukese limonaad alkoholiga. Täpselt siuke maitse ongi. Okay. Vau. See on nüüd see kohalik toit, mis te võtsite. Meie Gretega võtsime väga euroopalikud. See on fucking igav nagu. Aga paistab jah. Aga siin ei ole kastet. Mida ma teen seal hetkel? jah, mingi ketšup võiks olla. Kui sa ilusti küsid, ma arvan, antakse ka. Aga me võtame selle kaasa, sest ma ei söö elu sees 200 ära. Lapa kinnast. Aga
väga hea, ma hakkan sööma. Nüüd oleme siis pika sõidu järel jõudnud Zadarri. Siin on üliäge siuke mereäärne linn. Või noh, mis äge, me veel ei tea, sest pime on, me jõudsime pimedas siia. Aga põhimõtteliselt on siuke lugu, et sõitsime nüüd ka jälle 7 tundi äkki või. Ja me bookisime siis päeval juba ära mingi koha siin Zadarris, kus on nii-öelda siuke kämpade koht. Ja 400 midagi euri, 3 ööd. Ja noh, me ei osanud arvata, mis meid ees ootab. Me võtsime mingi kuldpaketi ka, et ei hakanud võtma seal mingit pronksi ja silverit ja mis seal oli. Seal kullast midagi läks edasi ka veel, seal olid mingid teematid ja mingid muud asjad. Aga võtsime selle kulla, mõtlesime siuke semi. Ja tundub, et me saime nagu mingi mega koha. Siin on reaalselt nagu WC-d, kõik need mingid või need restoranid, kaubanduskeskus, kõik on siin nagu alal, basseinid, asjad, et eks me homme näitame rohkem. Ma korra näitan teisel poole. Et siin on põhimõtteliselt basseinid, seal on restoranid, seal on mingi wellness-ala, seal taga on kaubanduskeskus, siin on kämpad ümberringi, seal on WC-d, ma ei tea, mitu miljonit neid seal on. Ja siis siin keskteed mööda seal taga siis on otse meri, täiesti klaasvesi ja sile ja ilus. Tegelikult siin on kaart, ma saan teile kaarti näidata. Siin on need alad. Siin on see pronks, siit tulime sisse, siin on pronks, siin on see esimene parkla, siin on mingid majakesed, mida renditakse välja. Ja siis siin tulevad nüüd hõbe, kuld ja teemant. Ja meie oleme siin 156. Ehk siis siin on kõik need basseinid, kõik asjad on jutud ja ühesõnaga homme päeval siis vaatame lähemalt. Seal on päris palju põnevat teha, siin on vees igast mingid atraktsioone asju. Ja siis me rendime paadi ülehomseks. Siin on palju saari ümberringi. Siis paadiga paneme kõik need saared läbi, kui vesi on ilus, kui vett ei ole. Meil on ühel meist on väikelaeva kapteni load olemas, et saab ilusti paadiga sõita. Ja siis me teeme mingi päev rahvuspargi võib-olla, et me veel arutame, aga noh, ütleme, homne plaan on see, et me oleme ikkagi siin. Lähme Zadarri linna, käime kaubanduskeskustes, vaatame, mis meil siin lähiümbruses pakutakse. Nii et näeme hommikul. Ma tegelikult korra näitan veel, missugused WC-d siin on mingi 1 miljon kabiini, 1 miljon kraanikaussi, kõik on jumala kvaliteetne, nagu reaalselt ilus, puhas, väga hästi hoitud. Ja siin on nagu mingi 100 ruumi. Kraanikausid, siin on mingi kätepesu ja üldse mingi hoolitsuste asjad on ju, naiste omad. Ja kui tekib küsimus, et miks mina nii palju siin tripil filmin, siis siiamaani on hästi palju autoga sõitmist olnud ja kuna Kadri on rase ja tal nagu nii autos ei meeldi väga sõita, eriti veel nagu kuudikuga, kus sa oled seal taga, istud mingi diivani peal, mitte nagu normis toolis, siis tal on suht paha olla olnud päris palju, aga ei midagi hullu, lihtsalt, et ma olen nagu võtnud selle vastutuse rohkem enda peale, et ma hoian teid ka kursis ja update'in, mis meil siin toimub. Et homsest alates ilmselt on siis Kadriga rohkem platsis. Tere hommikust kõigile. Kallis, ütle tere hommikust. Tere hommikust. Tere hommikust. Me ei ole ise veel õue näinud, mis seal toimub päevavalges. Lähme vaatame koos. Me just ärkasime, pole isegi söönud veel. Paneme ujukad selga, et lähme merre kohe. Sõbrad meil juba läksid. Me magasime täna vähe kauem. Et lihtsalt saime oma unetunnid mõnusasti täis. Ma pean mõned tööasjad veel tegema täna, aga suures pildis on kõik tehtud ja saame mõnuleda. Kas lähme merre? Jah. Jah. Päris ilus on ju? Ma hästi ei näe midagi. Väga soe on, nagu väga soe on jälle endiselt.
midagi ei ole muutunud. aga mis oli üllatav, oli see, et eile õhtul, kui me kohale jõudsime, siis oli Horvaatias kõige jahedam võrreldes nende riikidega, kus me praegu käinud oleme. Nagu väga jahe oli õhtul. Nagu mõnu. Kuulake neid, noh. Ma siin all küll magada ei tahaks, aitäh. Need on mingid ritsikad, need ei ole linnud. Igatahes, eile ma näitasin teile pimedas, mis siin ümberringi on kõik. Vaatas meie rannakotte. Siin on pool. Ja sübarad. Jah. Saab. Praegu ei ole, jah. Oh, siit on magneteid ja igast tappi. Oi, ma juba näe. Kallis, meil pole käe. Me peame tagasi jalutama, meil on käe paela vaja. Ma ei tea, ühtlasi võtame rahakoti käes juba või? Vist ei võta veel. Meie tänav. Räägin teile veel ühest eilsest seiklusest, mis meil oli siin selle kohaga seoses. Me tulime siia, meil oli päeval ära pukitud 3 ööd ja me küsisime päeval konkreetselt, et kas me võime 24 tundi või noh, kas me võime iga kell põhimõtteliselt sisse tulla, et kui meil on pukitud. Et meil ei oleks seda, et nagu eile oli, et me jõuame hiljem ja siis me ei saa kuhugi, sest kõik kohad on kinni. Ja siis me jõudsime siia 10:40 midagi ja tuleb välja, et nad lasevad sisse ainult kella 10-ni. Ja seal oli öövalves oli mingi härra, kes ei tahtnud meid üldse sisse lasta. Ta arvas, et me peaksime ikkagi 1 öö parklas magama ja maksma selle eest siis selle kulla parkingu hinna. Aga no ilmselgelt me ei olnud nõus sellega. Et me hakkasime vaidlema, siis ta pakkus meile, et 1 ööbite siin Bronxis ja et ööbite Bronxis ja siis hommikul kella 6 alates saate minna kulda. Aga ikka maksame kulla hinda. Jah, aga ikka maksame kulla hinda. Ja siis me jaurasime temaga põhimõtteliselt nii kaua, noh see oli riski ka, et oleks võinud öelda meile, et mingi ära ja meil ei oleks kuhugi minna olnud. Aga me jaurasime seal nii kaua, et ta lõpuks oli nõus meid laskma hästi vaikselt sinna meie kohale, kuna me olime äärepealses alas. Et nad ütles, et davai, et keerake tuled välja ja põhimõtteliselt veerega alla mäge autoga, et teisi segada ei tohi. Ja saime ikkagi õnneks. Aga noh, ikkagi me maksame kulla hinda 1 öö eest, mis me magasime mingi 9-8 tundi kogu lugu. Sest me nagu päeva osa sellest ei saa. Ja noh, see 1 päev maksab siin mingi 156 € vist. Aga noh, savi tegelikult, kui sa jagad selle 4 peale ära, siis ei ole hullu. Või noh, nii-öelda paari peale. 8 isegi ei ole hullu. Ja noh, tegelikult see koht on väärt. Mulle juba tundub, et see on täpselt nagu teistmoodi hotellipuhkus vaata. Ja. Sul on kõik need hüved, aga sa magad oma autos. Kõige veider. Aga vaadake. Nii pakkus meile paat. Jahid. Lapsed ujuvad. Näevistada. Sina oled ilus. Kõhuga. Siin on mõnus. Ei ole nagu... Panin vahepeal auto teistpidi. Tõmbasime katuse välja. Toolid, hakkasime tagant toole võtma. Siis tuli meelde, et eile Hoome pani veekanistrid 5-liitrised. Kohe näitame üksed. Need veekanistrid siin 5-liitrised. Need panime siin eile voolikuga vett täis. Hooga. Aga kas korgid ka peale said? Ei saanud. Ja nüüd on enamus kadunud juba, aga siin oli väike ujula meil. Päris korralik kuradi. Üsna hästi püsisid need ikkagi täis. See on kogu vesi, mis siit välja läks 700 kilomeetriga. Väga stabiilselt sõidetud, ma peaks ütlema. Ja mis sa tegid endaga nii kaua seal vannitoas? Ma üritasin patsi teha, aga nüüd on välja. Ja siis ma tegin nüüd 1 patsi. Oleks mulle muikarid sealt pool. Me käisime hommikul meres ujumas ja siis vaatasime üle need välibasseinid, mis siin on. Ja leidsime täiskasvanute basseini, mis on siin jõusaali kõrval. Saabki sisse ainult jõusaali tualeti uksest ja siin on väga privaatne. Siin muidugi täiskasvanud päevitavad ja ujuvad alasti, aga siin on väga vaikne ja rahulik, väga vähe inimesi. Ma olen siin praegu üksinda, teised läksid toimetama ja süüa tegema. Ma olen siin endiselt seda sama raamatut lugenud veel. Sain selle
sünnipäevaks ja ma ei ole seda väga palju jõudnud lugeda enne reisi, aga mul on kohe varsti läbi, mul on vist 3 peatükki jäänud siit lõpust. Alguses ei saanud üldse vedama kuidagi ja nüüd lõpus nagu on siin natukene põnevaid sündmusi ja mul on kaasas ka selle raamatu teine osa, nii et kui mul see saab läbi, siis ma loen selle teise ka läbi ja siis annan hinnangu, kas ma soovitaks või mitte. Mulle helistati, et poisid saavad söögiga kohe valmis. Ma loen selle peatüki lõpuni, käin veel ujumas korra ja siis lähme sööma ja täna on plaanis minna veel linna peale. Tegime süüa lihhi. Noh, on medium rare. Kindlasti ei ole. Näita. Tegite pooleks. See on liiga tann. On liiga tann. Aga algus oli tegelikult päris hea. Aga tee minu oma pooleks, äkki minu oma veits nagu... Full tann. Mul ka full tann on. Teen nii need õhukesed tükid, jah. No on jah. Ja mulle sobib. Me hakkame nüüd linna sättima. Ma mõtlesin, et ma ei näidanudki, mida ma siis Foorast ostsin. Kuna ma hakkan neid praegu avama, siis mõtlesin, ma näitan teile ka. Esiteks ma võtsin siukse Glow Recipe moisturizeri. Ma olen nende toodetest väga palju head kuulnud. Pudel. Ja ma isegi tahtsin tellida, aga Eestisse kahjuks ei saanud. Ja mõtlesin, et mis oleks selline hea asi, mida esimesena proovida. Võtsin siukse lotioni Watermelon Glow. Ma olen seda kindlasti kohe peale. Siis ma võtsin need kajaalilõhnad. Grete võttis täpselt samasugused. Ma alguses võtsin ainult selle vanilla ja veidi suurema, ehk siis 10 milliliitrise. Aga siis Grete võttis selle ja ma lasin seda lõhna endale peale ja jäi lihtsalt nii kummitama, see oli nii hea. Tere! Ma tulen ka Auli. Vahepeal ütlen, me tegime süüa ja Karl keeres liha perse. Sõime pasta talda veits. Nii et lõunasöögiga on nagu on. Lähme õhtusöögi peale otse. Igast ja siis ma mõtlesin, ma võtan ka selle 2 tuua, sest ma ei kasuta üldse lõhnaõlised ja mõtlesin, et need pisikesed on okeid. Aga Grete tegi juba lahti ja need on need testipudelid, millel ei ole seda prits otsa. Nii et see on veits kehv. Pean ostma ilmselt ise pudeli ja ümber panema. Aga siuksed pisikesed, nagu mulle täiesti piisab sellest suurusest, nii et ma mõtlesin, et võtan mõlemad väikesed, sest et seda suuremat suurust seal teisel ei olnud. Kus oli mikro? Oota, anna siia. Anna siia! Vist meeldib. See on päris hea, ju. Pane klõmmi toib. Ei tohi. Mõlemad on juba head. On ja, ma räägin, ma ei suutnud otsustada. Miks sa mu parima sõbra vistsid omal ajal? Maarjo, sa ei vaata seda nagunii. Ta ei vaata seda nii. Igastahes ma rääkisin, et ma tahan neid seda kreembronserit uut ja ma leidsin selle Make Up by Mario Make Up by Mario? Make Up by Mario duo komplekti, kus on bronser ja põsepuna. Kas sa tead, kuhu see käib ka või? Siis ma võtsin viimaseks juurde selle huulakombo, mille huulapulk mul ära kadus. Ma ei tea, kuhu. Põnev. Päris põnev. Päris põnevad asjad on. Nii et huulepiilets mul on seda ilmselt minu meelest üks täpselt samasugune olemas, aga ma võtsin huulepulga ka. Minu meelest see on täpselt see sama, mis ma ära kadus. Kui mingid sipegad söövad mind. Nii, see ka veel. Tõmba lahti. Aga setime nüüd korda ja lähme linna. Ma panin põhjaks seda sama toodet ja mulle tundub, et ta vist ei sobi nende Maybellini toodetega.
ma panin seda Maybellini concealerit ja ta jäi siuke, ma ei tea, väga imelik. Mul on muidugi nina ümbert jälle punane. Siia peale lihtsalt ei jää praegu midagi. Aga ma ei tea, natuke siuke ühetu tunne on ja kuidagi üliraskelt imendub see concealer nagu nahka, nii et ma ei tea. Ma ei tea, et nagu ei jäänud midagi peale. Üks on Beauty Blenderi. Aga mõnus kreemine on küll. Nii proovime seda plastiga. Ja toon tundub päris tume. Mis mulle võib-olla isegi meeldib. Vähem võib-olla on asi selles moisturizeris, mis ma panin. Ta jääb siuke ulgleipäkas. Eks me peame kodus katsetama siis, kui ei ole nahk enam nii põlend ja saab natuke paremat tulemust äkki näha. Korralikult päikest täna saanud. Jalad lähevad pruuniks juba. Kadri on eriti pruun, ma kohe näitan teile, kui ta tuleb. Aga põhimõtteliselt me nüüd tegime söögi ära, panime riidesse, naised meikisid ennast ja lähme linna. Sealt ta tuleb. Kus prillid on? Äkki sees? Sa oled ikka siuke tiivaned välja. Ma ostin endale 6 prillid. Lähme nüüd linna. Kallis. Kus on narkootikumid kukkusid? Joo. Tahad sa kommenteerida seda? Ei taha. Oih, sa filmid jah. Me jõudsime nüüd Sadari. Sadari vanalinn. Me ei tea ise ka, mis me siin teeme veel. Arvan, me hakkame lihtsalt vaatama ringi. Kasutame ja teeme pilte ja tahaks Rapava minna ka vanalinna. Ma just ei usu, et saab, aga... Mis teil juhtus? Lind lihtsalt sittus. Kuule, raha õnne tuleb nüüd ju. Ole ainult õnnelik. Ma tundsin kukla peal ka, vaata pole siit juba. Seal ei ole. Ei ole või? Tegin video, aga tal oli siid kohas ja nii kõik maha eriti ei jõudnudki. Karl! Hüppa! On madal siin või? Ei ole madal sügavene. Tahaks ka olla nagu mees, lihtsalt hüpata pommi seal, kus tahad. Suvase meik, suvase juuksed, suva riietus. Täiega tahaks. Sa lähed, jah? Aluspükstega. Oh no, palun ära siljakat tee. Oota, teeb hüppab vastu. Ma saltot ei pane, ma ütlen pommi lihtsalt. Okay. Võin minna või? Jaa, või. Grete. Selliste meestega me pidime restorani jääma just. Lähme ka või? Noh. Mis on? Ilus on. Me või krusikutega käia mööda Horvaatiat ringi või? Mis juhtus, kallis? Kas? Nii palav on, jah? Küsin, ostsin kiirelt vett. Hakkab parem. Natuke nüüd siuke päikesepiste tunne on niimoodi, et nüüd on juba nagu see külm on nagu. No sa olid ikka täna kõvasti päikse keskel, sa oled fucking pruun. No mul jalad on ka. Läbi kaamera on vähemalt päriselt. Teeme hauli või? Mis me nüüd ostsime? Kadri ostis kõikidele oma naissoost sugulastele ühed võrud. Milline sulle on? Ja minul on see lillakas, see on Birgitile. Siis see on Mimmile, see on Karoliinile, see on Elinarile. Aga ilus.
nii, mis me veel ostsime? nii, mis siin on? Haul. Isale Tšipo või? Haul ei olnud läbi veel. Meie peres mängitakse väga palju kaarte. Mängime Bismarcki, see läheb mu emale kasu seal, et seal on iga kord kaardipuudus. Pooled kaardid on kadunud. Meie kassi hakati mängima. Jaa. Bismarck on väga lahe mäng. Mu vanaema mängis. Siis ma mõtlesin päris ühes magnet. no mul on veel vaja. Selle läheb vanematele, jah. see läheb mu emale ja see läheb mulle. Mulle meeldivad magnetid. Sihuke sulle või? Isale ei taha või? Mu hea sõber ütles, et ta ronib siia puu otsa. Siis ma olen talle 50 €, kui ta siia puu otsa ronib. Nüüd ta on 2 veini ära joonud ja nüüd ta ikka proovib. tal on vaja sinna saada. ei õnnestu, jah? Tal on ühte pinki või? Ma võin sulle pätti teha, mis pingist sa räägid? Ma olen nõus isegi pätti tegema sulle. ei, aga sa ütlesid, et see ei loe. Loeb ikka, ta lihtsalt ei saa sellega kuhugi. Ma olen nõus talle pätti tegema, aga ta ei saa kuhugi sellega. See ei jookse üle, jah. Siin peab saada. Pane nüüd lidu vastu puud täiega. Üldse on võimalik. Vaatab selle peale. Aga või? Sinna meie tänane päikseloojang läheb. tal on kinnisidee lihtsalt. See on see aastahai. Me võime hommikul tagasi tulla, see on ikka samas asendis. Ove, lähme mere äärde päikseloojangut vaatama. Tead, kui hea libe kivi siin on.